6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervitused, kallid rallisõbrad! 6. käik podcast võtab kokku reedese võistluspäeva 8 kiiruskatset. Sébastien Ogier juhtimas rallit Kalle Rovanpera ja Thierry Neuville'i ees. Ott Tänak jääb esimesena poodiumilt välja, 7,5 kaotust Neuville'ile. Selles suhtes ei ole veel midagi hullu, kuigi Ott ennast autos, nagu oleme kuulnud, kõige mugavamalt ei tunne. Tanis Ordo ja Elvin Evans mahuvad ka esikuuikusse, Greg Breen jääb esikuuikust välja. Kuidas ralli on täna kujunenud ja miks see lõppjärjestus hetkel selline on, seda räägime nii Roland Poomi kui ka kõigepealt kohapeal viibiva Jaan Martinsoniga. Ja nüüd on meil siis telefoni otsas Jaan Martinson, endiselt kuuma päikese all Hispaanias. No, et oleks aus, siis me Jaaniga salvestame selle väikse jutuajamise sel hetkel, kui Ott Tänak on päeva viimasel katsel ja on seda katset siis kohe 6,3 kilomeetrit sõitnud ja siis saab enam-vähem pool sellest katsest sõidetud, aga me eeldame ja loodame, et midagi suurt siin paremusjärjestuses ei muutu, aga kõigepealt Jaan, kohustuslikult kulinaaria ja muidu elamused? No, kulinaaria on siin muidugi vägev. Juhtusin siin toidupoodi minema ja vaatasin vorste, juuste, igasuguseid pasteete, särke, mida Eestimaal absoluutselt saada ei ole, chorizo, kõik, mis ette, oliivid, ja kõik see. Võtsin koju ka üht-teist kaasa ja hinnad on pagana odavad meiega võrreldes, et ausalt öeldes on üsna kahetsusväärne, et nemad elavad siin nii hästi õnnelikult vähemalt toidu suhtes ja kulinaaria suhtes ja meil on asjad natuke keerulisemad ja no muidugi hotellis on siin see õhtusöök on ka niimoodi, et teinekord mõtled, et see magu võiks olla umbes 4 korda suurem. Sul on võimalus teha nagu vanad kreeklased. Ja veini hinnad, millised siin kõik on, et palun väga bensiini hind 1,70 €. Kuidas sa eile oma suurt tähtpäeva tähistasid? Palju õnne ka tagant järgi? Ja aitäh, ja tavaliselt tähendab, nagu ma oma kolleegile ja ralliajakirjanikul Peep Pahvile ütlesin, inimese elus on ainult üks tähtis sünnipäev. Siis, kui ta saab 18 või siis kaasajal vist 21, et see on see hetk pärast, mida sa saad minna ja poest osta õlut ja muid joovastavaid jooke. Aga ülejäänud sünnipäevadel ei ole mingit tähtsust. Nii palju on, et aastake tuli jälle pensionile lähemale. Nojah, vaatame selle pensioniga, äkki paned siin natukene üle. Aga kuule, ralli on tegelikult olnud ju, ütleme, et üsna puhtalt on sõidetud, väiksed rehvi purunemisid, aga heitlus poodiumi kohtadele on ikkagi pinev ja kedagi veel maha kanda ei saa. No põhimõtteliselt ega maha kanda ei saa, aga tegelikult ma siin kirjutasin ka päeva kommentaari nüüd valmis ja kõik, seal on esimene asi, mis me vaatame, on see, et on 4 sõidumeest, eks, ja kes võiks siit tulla maailmameistraks. See on Kalle Rovanpera, Sébastien Ogier, kui ta sõidaks täis hooaja, Ott Tänak ja siis Thierry Neuville. Ja sealt tuleb kohe vahe sisse ikkagi, et sealt on selgelt näha, et ühed on sõidumehed ja teised veel ei ole või enam ei ole. Nii ta paraku on, aga mis on kõige kahetsusväärsem ongi see, et vahe tuleb sisse autodest. Et Kalle Rovanpera istus õiges autos ja tänu sellele ta tuligi maailmameister. Ja siin võtame kas või selle jutu, eks, et lõunapausil tehti väiksed kohendused ja Kalle Rovanpera gaas põhja läks, Ogier gaas põhja läks. Mehed ütlevad, mugav on sõita, kõik toimib,
autod teeb minuga koostööd, rehvid teevad minuga koostööd. Ja siis need samad ündaimehed, kes ei kaota ülemäära palju, aga siiski, no kui sa kaotad 4+ sekundit kiiruskatset ja mis kõige kurvem Ott Tänak selle peale siis ütleb, et ma isegi ei tea, mida teha selleks, et auto mugavaks saada. Et mitte küsimus pole selles, et ei saa autot mugavaks, vaid probleem on selles, et ma isegi ei oska mitte midagi ette võtta selleks, et auto mugav oleks. No, ja siis tuleb Kirin ja Vill ajab silmad suureks, ütleb, et enda meelest tegi küll väga hea katse, aga aeg on kehv ja siis ta tõi võrdluseks. Eelmine aasta ma sõitsin enesekindlalt kõik kurvides ja kõik, aga nüüd ei tunne selles autos ennast kindlalt ja ei julge suruda. No. Ja ma tahan lisada, et ma vaatan siin just Ott Tänak päeva viimasel kiiruskatsel teises splitis natuke enne finišit 4,8 sekundit Rovanperast maas. No, mida me nüüd teeme nüüd? Järgmine aasta lähme ja sõidame täpselt nende autodega uuesti ja proovime Rovanperale kohta kätte näidata. No ei õnnestunud. Arvad, et ei muutu midagi? Ei, no kui nad ei saa neid autosid korda, kui kogu aeg on nagu see aasta on algusest kuni lõpuni kogu aeg üks sama jutt ja nii Neuvillil kui ka Tänakul. Mulle jäi kõrva, et ta mainis su lõunases intervjuus, et ka testimisel ei olnud auto väga mugav. Ei mäleta, et oleks seda eilses intervjuus sulle maininud? Jah, no võib-olla eile võib-olla me ei küsin, võib-olla ta ei öelnud see aga ta ei ole saanud seda autot käima ja nagu ma veel kord ütlen, et ta ei tea, mida teha. Et kuhu poole pöörata, tavaliselt on, et teen paar klikki paremale, paar klikki vasakule ja asjad toimivad. Aga nüüd keera kuhu tahad, mitte midagi. Ikka 5,8 on vahe. Just. Ja kusjuures see on ju pikk kiiruskatse, mis tuli 13 kilomeetrit kopikatega või 14 kilomeetrit. Vaatan, kas... Saad 6 sekundiga. Jah, esimesel läbimisel oli vahe 1,8. Jah. Teisel oli ka 5,8. Teisel katsel. Jah. Ja aga siin oligi, nagu Rovanper ütles, hommiku ei olnud auto mugav, õhtul oli mugav. On väga lihtne. Kuule, väga öeldi, et ringraja taoline ja puhas sõit, aga tegelikult näeme lõikamisi nii, et ohohoo. Ja ei, ikka lõigatakse sealt, kus lõigata annab ja nagu need asjatundjad ütlevad, et on kohti, kus tegelikult ei oleks vaja nagu väga lõigata, aga lõigatakse ikka selleks, et sodi tuua asfaltile, et taganttulijatel keerulisem oleks, et noh. No nii see käib. Ja nii see käib, jah. Mis need rehvid teevad? Miks need siis kõmm ja kõmm lõhki lähevad? 7. katsel oli eriti probleeme. Ei, seal oli üks kindel koht, kui vaadata nii Evansil kui Katsutal läks täpselt ühes kohas. See oli mingisugune 4 või 5 kilomeetrit enne lõppu. Ühes kohas läks, et seal on ju siis oli mingisugune terav asfaltiserv, kust lõigates lõi selle rehvi ja mõlemad ütlesid, et ei olnud mitte see small punch, et sul läheb kuskilt auk sisse aga need rehvid nii-öelda lõhkesid ettega. Et seal, lihtsalt nii on. Eelmine aasta oli vist Tänakul, nagu ma mäletan, oli ka rehvi jama, refleks ka tal ju Kataloonia ralli vist esimesel päeval või millal tal läks. No siin ikka rehvi lähevad kaikki, et midagi pole teha. No natukene rajavälist juttu ka siia lõppu, et huvitavad intervjuud on Dirtfishis ilmunud nii Thierry Neuville'i kui Ott Tänakuga. Neuville siis on silunud oma varasemaid väljaütlemisi sellega, et ta tegelikult ei taha siia pakkuda erinevaid mehi, et tegelikult eesmärk on hoopis Otti meeskonnas hoida. Et kuidas seleta palun seda taktikat ja loogikat selle taga? Ega seda loogikat nagu väga ei olegi, sellepärast, et tegelikult need aastad oli näidanud ka see aasta ja on näidanud, et Neuville ei saa nagu Ott Tänakule vastu.
tema ainukene lootus selleks, et tulla maailmameistriks, mulle tundub, on ikkagi see, et ta on tiimis, kus on kõige parem auto ja kus ei ole niivõrd tugev tiimikaaslane. Et see on täpselt nii, nagu Elfin Evans ei tule ju Kalle Rovanpera meeskonnas mitte kunagi maailmameistriks. Ta ei suuda Kalle Rovanperat lüüa. Tema ainukene lootus on kas minna M-sporti või siis Hyundaisse loota, et see auto on parem kui Toyota. Aga noh, eks Terino Vill on viimasel ajal üldse jutumeheks hakanud, et ta teab väga täpselt, et mida Ott Tänak teeb ja tahab teha ja millal ta ära läheb ja millal ta ei lähe ära, et Ott Tänak ise nagu nendest asjadest ise nii väga ei tea ja vähemalt ei räägi, aga noh, Terino Vill on teadja mees. Kuule, aga selge sinuga, kena õhtu jätku ja pange selle hoolega veel. Ja homme siis kuuleme-näeme. Homme kuuleme-näeme. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja nüüd siis lähme Hispaaniast Lääne-Virumaale. Roland, mis vabandused? No vabandused on nagu ikka suure suguvõsa puhul peab vahepeal sünnipäevadele minema, nii et täna õhtul ma olen sünnipäeval, aga ülehomme olen ma tagasi juba stuudios. Jaa, no ralli on olnud selline, et väga võib-olla tavainimesele silmailu või sellist actionit ei olegi, aga rallihuvilistele aegu ikka põnev jälgida. Kuidas oled nautinud tänast päeva? Jaa, tegelikult hommikut nautisin kindlasti väga, sest lihtsalt uued katsed olid põneval jälgida, kuidas keegi hakkama saab. Isegi üllatavalt hästi saadi hakkama ja mis võib-olla katsete enda puhul oli, mida ei osanud oodata, oli see tegelikult päris suur lõikamine, mida see kohati oli, et see tee läks ikkagi juba peale umbes 4. autot päris mustaks ja ega aegadest on ka näha, et lõpus ei olnud seal, Lube Greensmith, ega neilt ei ootagi midagi eriti, aga ega seal ei olnud ka ikka midagi enam vastu panna teeolude pärast. Ja Tani Sordo ka kindlasti ei ole oma õiges vormis ka stardipositsiooni pärast. Nii et üldiselt ralli sellisele lihtsalt rallifännile võib-olla ei olnud kõige põnevam päev, aga ütleme sellisele tõsisemale huvilisele juba tegelikult oli jälgimist ja vaatamist küll seal. Jaa, nagu Jaaniga rääkisime, et tegelikult on kahju, et Hyundai vähemalt Oti istumise all ei ole seal asfaldil, ütleme poodiumi konkurentsis, kui nüüd eespoolt midagi ei juhtu, et on sinul ilmselt ka sellest sama kahju? No ikka, kui sa mäletad, siis millised me ennustused eile olid, siis minu ennustusega, sellega pole midagi peale hakata, selle võime ära unustada, aga igal juhul Ott oli sinna ette pandud. Mis ma ütlen, tegelikult jah, ütleme poodiumi ja poodiumi koht ei ole kaugel, aga ega see esikohaga vahe hakkab kärisema ilmselgelt. Ega Ott ei ole olnud ju rahul ka ja hübriidi probleemid, et ei ole ideaalne see päev kindlasti olnud, aga ega kui me vaatame Hyundaid nagu tervikuna, siis ei saa kuidagi Toyotale vastu, sest lihtsalt, kui me eeldame, et Neville oleks samas hoos, mis ta on viimased 2 aastat olnud ja arvestada fakti, et Ogieri viimane võit Hispaanias oli 2016, kus juures Ogier pole sõitnud see aasta väga palju, siis loogika ütleks seda, et Ogier ei tohiks seda rallit võita. Aga järelikult autovahe ikkagi on piisav olemas. No kui enne rallit Ott ütles, et Hispaania on selline kõige klassikalisem asfaldiralli, kus jõudude vahekorrad paistavad hästi silma, siis mis me võime öelda tänase päeva põhjal, kas jõudude vahekorrad sel hooajal ongi sellised? No ega tegelikult ju on, et ega midagi siin valesti pole öeldud, et kui me hakkamegi vaatama, Ogieri me ei pea arvestama, on Rovanpera, siis Neville ja Tänaku osas kindlasti päris nii ei ole. Aga ega mis sealt edasi tuleb, Sordo on küll iga ralli, mis ta sõitnud on ta poodiumil olnud, aga ka teiste ebaõnne tõttu ja Evansi hoog on ikkagi olnud see aasta pigem masendav.
ja lõpus on Fordid, et ega ta selline on, jah, nii ta on. No natukene veel Kallelt midagi ära võttes, siis oleks Ogier ka terve hooaeg teinud, siis küsimus oleks sama, et kas jõudude vahekorrad ongi sellised? Jaa, tegelikult isegi veidi kahju, et see Ogieri see lahkumine järgmisesse aastasse jäänud, et kui Roomperal on selline meistritiitli võtmise hoog olemas, kogemus olemas, enesekindlus olemas, et nüüd siis Ogieri pole, et tegelikult jube lahe oleks olnud seda võitlust ikkagi see aasta näha, nii et seda me enam teada kahjuks ei saa. No mis Oti päevaseiklustest veel välja tuua, siis üks asi see, et autos ennast mugavalt ei tunne, aga hübriidi sa mainisid ka juba ära, aga peale 4. katset oli vaja natukene ka autot putitada, sest kenekarihm. No jaa, kenekarihm, eks see Hyundai näitab oma kvaliteeti iga ralli ikka välja ja Neville'il oli seal mingi jama ju. Peale katset ta istus, üritas seal midagi timmida, arvas, et mingi õlilekke oli, vist ikkagi õlilekke lõpuks öelda, aga mingi jama oli. No jah, ütleme, et see kenekarihm isegi võib-olla ei ole nagu nii tobe, mida me siin oleme näinud, et kui oleks mingi kojameeste kamm, et siis nagu hoiaks peast kinni, kenekarihm lasta ei olla, aga ega seda Hyundai'd ilmselgelt heast küljest ei näita. Homme sõidame vastupidises järjekorras, et Ogier hakkab viimasena tulema, Tänak tagantpoolt 4. No täna Formeau natukene kurtis, et päris kehv on sealt tagantpoolt sõita, eks teised ka, aga palju see ikkagi homset võiks niimoodi mõjutada, kui me eeldame, et jõudude vahekorrad jäävad enam-vähem samaks? No eelkõige ma ei ole nüüd jälle kui me eilsed saate peale mõtleme, et meil kuulus fotograaf rääkis, et iga aasta tuleb reket teha ikkagi, sest katsed ja puud ja värgid kõik muutub nii palju, siis muutuvad ka ju katsed, et ma ei oska nüüd öelda, mis seisus homsed katsed on nii-öelda tolmu, kerge kruusa või lõikamiste mõttes, aga tänane oli ilmselgelt üllatus mu jaoks. Mis ma tahan öelda on see, et tegelikult homsed katsed peaksid olema puhtamad kui tänased. Kas nad on ka? Ma ei tea, ma ei ole koha peal, nii et ma ei julge lubada seda, aga teoreetiliselt peaksid olema homsed katsed puhtamad, nii et ei oleks, nii et see vahe ei oleks nii suur, et seal nagu täna oli juba, et alates 4. on juba keeruline tulla. Aga ega üldiselt me võime ikkagi kokku võtta selle, et Ogier, Rovanpera, Neville ja Ott Tänak on ka tõenäoliselt kõige kiiremad sealt tagant tulles, isegi kui see tee on mudanena. Rehvi purunemine on ikka täna teema, mõnel mehel on olnud teema nii WRC klassis kui ka näiteks Rally 2 autode arvestuses Georg Linnamäel. SS5 läks siis front right puncture 400 meetrit peale katset ja see kukutas siis Georgi, ütleme, kus ta ennem oli, meil oli peale 4. ta oli 6. kohal veel ja siis oli hoobilt 19, et kahju. Väga kahju ja ma isegi ütleks sulle, et ma jälgisin Linnamäe sõitu isegi võib-olla suurema huviga kohati, kui vaatasin WRC masinate kulgemist seal. Jube hästi tuli, et isegi võib-olla natuke üllatav, et sellest on tõesti väga kahju ja siis ka ju Lube rehvi purunemine, et ta ütles, et see rehv põhimõtteliselt oli plahvatanud peale ühte šikaani, et ei tea, mis täpselt juhtus. Et aga samas ka neid sisevideoid vaadates või seal onboard kaamerad laivis jooksid, et need lõikamised on tegelikult ikkagi täna olid päris rajud ja see põhi lohises seal vasta maad ja neid kive ikkagi oli seal, nii et ei imesta, et neid rehve katki läks täna. Kuule, mul täitsa eluline küsimus, kuidas sa vaatad sünnipäeval rallit, et ma ise olin ka hiljuti ühel suurel sünnipäevapeol, kuidagi ei vingerdanud välja, et mingit sporti seal üldse jälgida. Õpeta võib-olla nendele, ma arvan, et sellisel on palju, kes tahaks teada, kuidas see võimalik on. Väga lihtne. Võtad telekapuldi, nii kui jõuad sünnipäeva, võtad telekapuldi enda kätte ja vahet ei ole, mis sünnipäeva laps ütleb. Mul tuleb homme täpselt sama olukord. Vaatame, kuidas mul õnnestub. Ma tean, et seal on telekas teises toas.
No see on kõige puhtam variant, on ju. jah. siis on lihtne, lähed lihtsalt kaod ära vahepeal ja tuled tagasi hiljem. Käisid vetsus. Jah, loodetavasti. Palju üks katse kestab tunnikene, pool tundi võib pikem katseb minna, et pool tundi, jah, vabandad välja. No jah, ütleme, et oli kehv päev, et läks pikemalt. Aga meil on tegelikult üks küsimus ka ja küsimuses on 3 küsimust sees. Kõigepealt saame natukene kriitikat Raivolt, et räägime siin Oti raskest kodusest olukorrast ja saame siis kriitikat, mis me arvame, mis mulje sellest kuulajatel jääb. Ei tahaks sellest õigustada, aga selles mõttes selgitan, et need laused ei ole mitte meie välja mõeldud, vaid Ott on kõik ise need sõnad öelnud, täpselt need tsitaadid, et kodus ei ole võib-olla lood sellised nagu tahaks, aga Roland, tahad sa midagi lisada, ei taha? Ja, ma lisaks nii palju, et tänud selle kommentaari eest kindlasti. See on delikaatne teema, mis teha, jah? Ja, ma nõustun täiesti, et ega nii on, aga lihtsalt ega ka meie teeme seda nii-öelda päevakokku, et on emotsiooni pealt ja kui me kuuleme mingid kommentaare kuskil, siis me jätkame nende nii-öelda repliikidega, et eks samamoodi me teeme seda asja, ikkagi oleme päeva jooksul veel rallis sees ja nii on, aga kindlasti tegelikult tähtis teema, mida puudutada, nii et tänud igal juhul suunamast. Ja, teine punkt, Raivo ütleb, et Ott Toyotasse, punkt, ei ole küsimustki. Kas on ikka põnev, kui WRC sari muutub Toyota siseseks meistrivõistluseks, milleks veel teistel rabeleda, kui 2 kanget järavad kõige rasvasemat konti, sest olgem ausad, peale Oti ei suuda keegi teine Kallet kõigutada. Ehk seetõttu ei tulegi tootjad juurde, et pole kedagi tegijat autosse panna. Mis me sellest mõttest võiksime arvata? No me peame ju sellega nõus olema, sest täpselt see juhtus ju Citroeniga. Miks läks Citroen ära? Sellepärast, et Ogier ei olnud nõus Citroenis jätkama. Ja kui me mõtleme, kui läheks Ott Toyotasse, ega see olekski kohutav nii-öelda uudis tegelikult sarja jaoks, sest ega tänagi just siin samas sünnipäeval kuulsin, kuidas inimesed ütlesid, et nad ei jälgi rallit enam väga nii palju, sest nad teavad, kes põhimõtteliselt võidab. Ja Roompera ja Toyota ülekaal on muutunud sarja juba igavaks. Et me tegelikult tuleme just Sebastianide nii-öelda valitsusajast, aga viimased hooajad ilmselt nii-öelda andsid meile lootust, et see on muutmas, aga hetkeseisuga, kui me vaatame Roompera heas autos ja Ott Tänak grammi võrra kehvemas autos, ütleme, et täna mina ütleksin ikkagi, et see püsib huvitav, aga kui need 2 meest oleks ühes autos, kindlasti see sari oleks oluliselt igavam ja etteaimatavam. No sünnipäeva juttudega jätkates, siis minu sellel suurel sünnipäeval, kus ma viibisin, inimesed ka, keda ei arvagi, et üldse vaatavad rallit, küsivad, kuule, kas sa ikka tead, kus Ott järgmine aasta sõidab? See on põhiküsimus. Ei tea. Kirjutaks, kui teaks. Ja, see on põhiküsimus. 3. küsimus on kõige huvitavam. Raivol. Maailmas on 2/3 vasakpoolse rooliga ja 1/3 parempoolse rooliga autosid. Kas ralliautod on kõik vasakpoolse rooliga? Kuidas Evansi, Priini, Padoni sugused mehed autot tunnetavad? On nende jaoks mingit vahet, kummal pool rool asub? Kodus istuvad ilmselt paremal pool, aga kas kohalikes sarjades sõidetakse ka parempoolse rooliga? Ja kui raskelt kergelt noortel üleminek toimub paremalt istmelt vasakule? Sõidetakse, on ju, teisel pool Inglismaal? Rallit ka, jah. Ikka. Ei ole üldse vahet, tehakse homologeeritud R2 autosi, kõiki muid asju, jah, WRC autosi mitte nii väga, parempoolse rooliga ka. Aga miks? Sest tegelikult noored, kellel on ikkagi nagu rahvusvaheline plaan, alustavad ikkagi vasakul pool istumisega, et ei hakka jätkama selle parempoolsega, sest igal juhul on vaja liikuda ühel hetkel sealt välja ja väga ebamugav on sõita väljaspool parempoolse rooliga autoga.
Nii et kõik noored, ka keda mina näiteks Inglismaalt, kes on tulnud, olen õpetanud, siis kõik on alustanud oma teed ikkagi nii-öelda vasakpoolse rooliga, sest olgem ausad, kõik põhimõtteliselt ikkagi enamus etapid on Euroopa pinna peal ka. Et Priin ka, kui kodumaal sõidab, siis vasakpoolsega või? Sa mõtled tänavasõiduautot või? Ei, ma mõtlen ikka ralliautot. Või ralliautot? Esiteks, jah. Ei, no ralliauto ikka vasakpoolse rooliga, sest mina ei ole näinud, et ta sõidaks parempoolsega. Küll aga Padon sõidab küll parempoolse rooliga autoga, tal on nii-öelda Hyundai i20 Proto auto, millega ta sõidab päris palju. See on parempoolse rooliga. Ei tea, kas vasak-parem kurvid lähevad teisiti kui vastupidi kui teistel meestel, et aeglasemalt, kiiremalt? No ilmselt nad on nii palju seda vahetust pidanud tegema, et iga kord, kui nad kuhugi reisivad jälle vasakupoolse rooliga autoga ja koju parempoolsega, et kui meie lähme kuhugi reisile, siis kindlasti on see nagu... Kindlasti väldiks igasugused parempoolsed roole. Kui jah, kohanemine on keerulisem kui neil. Ja nii on. Vaatame homsele ajakavale ka otsa, ega nagu eile sai räägitud, identne päev enam-vähem kiiruskatsete kilomeetritelt ja 9.44 on äratus ja 19.40 on Saluu linnakatse, mis on, oled käinud vaatamas, see on päris äge asi, eks ju? Olen käinud vaatamas ja käisin seal katse peal ka, äkki oli veebruar või? Kui ma sõitsin Tenerifelt autoga kodu poole ja sõitsin Hispaaniast läbi ja vaatasin, näed, Saluu on siin. Et käisin vaatasin selle kohaga mitte ralli ajal läbi. Põhupalle vist ei olnud siis? Ei olnud. Aga tegelikult see on hästi-hästi igav linnakatse, aga hästi palju nõudev. Et tegelikult igav linnakatse oma oludega läheb päris põnevaks. Ja minu arust ka publik teeb selle päris põnevaks, et kui sa sinna, ütleme, kui sa mõtled, et hotellist hakkad minema, et ma jõuan siin ilusti 20 minutiga, et kui ma seda katset näen, siis otsi kohta, kus sa näed seda. No täpselt, rahvas teeb selle ära ja lõpuks teine asi, mis selle katse ära teeb, on see rannaäärne betoonriba, mida sõidetakse, mis on umbes selline paarsada meetrit. Kaks nüanssi, mis teevad sellest katsest äärmiselt põneva katse. Kui neid ei oleks see väga igav katse, nii et tõesti, nii on. Aga iga aasta seal ka ikka juhtub, sest millest see betoonlõik, mis ma just rääkisin, et see on ikka jube libe ja sinna sellele järgneb siis üks vasak kurv hästi kitsas ja no sinna ei saada kuidagi pidama kunagi. Kas ma mäletan õigesti, et seal lõpus on betoonseina ääres ka üks mingi tagasipööre, et see on just see põhikoht või? Ja on küll jah, et seal lastakse tihti peale ikka pikaks. No okei, korrutame siis vahed ka üle. Ogier juhib siis rallit 4,8 sekundiga Kalle Rovanpera ees, 12,5 jääb Thierry Neuville maha ja 20 sekundit Ott Tänak Ogierst ja omakorda 30,9 sekundit Dani Sordo Tänakust ja Evans jääb maha 10,3 Sordost, et ja siis on ka Priin, kes jääb 2,5 maha ja Katsutat me enam no ei tahaks nüüd öelda, et ei arvesta siin mingisse konkurentsi, aga kõike võib juhtuda, üks refi purunemine, mis me paneme umbes ajaks? Refi purunemise või? Jah. Palju juurde tuleb? Ma tea. No jämedalt ikka minut. 40 sekundit. Aga üks asi, mida ma tooks veel tänase päeva puhul välja, on Pierre-Louis Loubet, Fordi sõitja, kes tegi teise poole päevaga, mina arvaksin, et silmad ette nüüd Fordis kõigile. 8. katse 3. koht ja 6. katse 5. katse peal. Ja nende kahe tegelikult tunduvad üppeski tühised katsejad, siis ma ütleks, et Fordi esinumber. Et kahjuks ta läks küll päeva jooksul ja refkatki, aga tegelikult kiiruse poolest me vaatame, et ainuke mees, kes on täna jõudnud Fordiga katse peal top 3. Aga nii on, jah. Esinumber Greg Priinil on mõtteainet. Ja, Greg Priin on kuidagi vaikselt tiksunud, seal tiksub Evansiga ühes augus. Aga jah, Loubet, kellel oli eelmine aasta kohutav hooaeg, kes löödi üle parda Hyundaist,
kes sõidab poolikut hooaega Fordis see aasta, siis tegelikult on ta iga ralli, kus ta on sõitnud, on ta väga muljetavaldav olnud. Vajutan siin EVRC-s sellise rubriigi peale nagu katkestajad ja paku mitu on? Üldse kogu stardivi peale? Ma pakuks, et ei ole väga neid katkestajaid, võib-olla paar. No ikka 0. 0 või? Täitsa 0, jah. No 8 katse ei ole muidugi kõigil lõppenud ka veel, aga ma ei tea, üllatav esimese päeva kohta või mitte? No kui kuskil, siis Hispaanias, jah. Et see on ilmselt ka üks väheseid rallisi, kus võib päeva lõpetada 0 katkestajaga. Et ei kujuta väga ette kuskil, kus mujal seda juhtuda võiks. Nii on. Kuule, okei, Roland, sinuga pane siis, kuidas öeldakse, prasnikut edasi ja vaata, et homme õhtuks kohale jõuad. Jõuan ikka, ära muretse. Olgu, aitäh ka kuulajatele kuulamast. Küsimused olid ägedad, eks ju? Ja, väga ägedad. Küsige ikka edasi. 6 kaik@delfi.ee. Kordamine on tarkuse ema. Ja kuulmiseni. Ja, homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.